1949. aastal siis Edward Murphy Jr. jõudis väga kaugele oma realiseeringutes, sest ta töötas insenerina kiirlennunduse seal katse mingis laboris, eks ju, või hallis, kaarhallis ja siis ta ütles ükskord lihtsalt seda, et kui midagi saab valesti minna, siis kui on võimalus nagu, kui sa teed mingi asjad paned kokku, on võimalus, et ta valesti läheb, siis ta suures tõenäosus lähebki valesti, kuigi ta asjad olid kuidagi vales järjekorras, aga ta suutis nad ikkagi õieti ühendada ja siis keegi kuulis seda ja siis tuligi see esimene Murphy seadus ja siis Murphy on selles mõttes lahe vend, et ta sai aru, et kuidas materiaalenergia toimib, et see on naera erneks, et seal ma ei tea, kõige klassikalisem, et kui sa tahad, sulle keegi helistab, siis mine vanni, eks. Või et kui iga parandatud viga toob nähtavale kaks uut viga, just geniaalne. Printer töötab laitmatult seni, kuni on vaja kiiresti printida, eks ju. Kadunud asi ilmub välja kohe pärast uue ostmist. See on väga, väga hea. Kõige väiksem kruvi veereb alati kõige kaugemasse kättesaamatusse nurka. No ja nii edasi, eks ju. No ja võileb kukub maha, siis loomulikult võige allapoole. Ja kui midagi saab valesti minna, siis läheb valesti. Ja just kõige ebasobivamal hetkel. Kõrged realiseeringud, et see ongi maha maia materiaalse energia, siis selline kingitus meile, et meil jõuaks nagu ükskord varem või hiljem kohale, kui meil võileb on kukkunud 100 korda või allpool ja kruvi või mingi väike asi kukub maha, sa roomad seal, on diivani seal kõige kaugemas nurgas, käsi ei ulata, napilt ulatab. Et ta on spetsiaalselt kodeeritud, et me tupikusse viia pettumuseni. Mitte nagu halva pärast, aga lihtsalt see on nagu õppeprogramm. Et hoolitsid selle keha eest, eks muutud päris hea, eks ju. Siis ta ikka hakkab nagu minema koledaks. Siis sa proovid teda lappida, süstida ja operatsioone teha, eks ju, tehnika. Sa vaatad õudusfilm, eks ju, mis inimesteks on juhtunud. Õudusfilmi nuku, eks ju. Õmmeldud nuku, et muidugi kuna me ei tea teist alternatiivi, me ei tea, kuidas hingi ja jumal ja vaimsed energiat toimivad, seda kultuuris ei ole eriti popp, eks ju, nüüd võib-olla on juba rohkem see joogavärk ka, aga pigem on meil negatiivne selline, et usuga seotud on selline fanatism ja mingid ususõjad ja meie usk, meie religioon või mingi selline ärakasutamine, eks ju, kas tahetakse annetusi või et sa kummardaks kedagi, kes ei ole tegelikult kuhugi jõudnud, aga mängib, teeb show'd, eks ju, mõni suure kuldse turbani pähe ja siis me elamegi seal Murphy seaduste maailmas. Pettume ja siis närime seda sama nätsu, eks. Näeme, et ükskõik, kuidas me üritasin sättida ennast sisse. Et isegi, kui sul õnnestub sisse sättida, siis Murphy seadus teeb niimoodi, et tuleb tüdimuse energia, eks. Tüütad ära, mitte tüüta isegi, aga sa lihtsalt unustad ära. See asi nagu ostad mingi uue suveniiri, sa alguses käid, vaatad ühe nurga alt, teise nurga alt, eks. Pärast see suveni seisab, sa paned tähelegi, üks mingi mööbli ees. Tere tulemast siis Murphy seaduste maailma. Kus me saame siis lutti nii kaua nagu saetakse meil seda pekki, ajupekki, et nagu me aru saame, et mateeria on selline, et seda ei saagi nagu hingega selles mõttes siduda, eks ju. Et ta ei ole igavene, ta on nagu selline transformeeruv pidevalt. Ja see nagu õnnega tal ei ole midagi pistmist nagu. Et võime küll vanasõnaga ennast lohutada, et Rolls-Royce'i tagaistmel on parem nutta kui Zaporozhetsi, aga põhimõtteliselt me ajaloost näeme, et kõige rikkam inimene mõnikord on kõige õnnetum, eks ju, või kõige kuulsam. Ja kõige loobumuslikum ja kõige kaugemal inimkonnast olev elus oled kuskil Himalaia koobastes on kõige õnnelikum. No näiteks, siis näitada.